Nii, päris palju asju on juba täna tehtud, aga üllatusi on olnud palju. Ma arvan, et nüüd tuleb see põhiline üllatus sinu jaoks. Ma usun, et see kindlasti meeldib sulle. Et ma ei taha seda üllatusmomenti ära rikkuda ja ma lasen sulle esimesena sinna klassi sisse minna. Okei. Teenindajate ülesanne on siis kõige paremini seda kliendile viia ja seda head elamust pakkuda, mis sinna toidujuurde kuulub. Toitlustusteenuste korralduse erialatundide jaoks on koolis restorani meenutav klass, kus saab harjutada kõike, mida vaja. See käsi on kandmise käsi, ehk siis kõik asjad, mis te panete siia kandiku peale või võtate road kätte, läheb sellel käel. See käsi on töökäsi, sellega te panete lauale, annate kliendile road. Lihtne. Aga kui ma olen vasakukäeline? No üldiselt vasakukäelised õpivad kõik ümber. Kui lauanõud saavad poleeritud, siis tuleb näidata laua katmisoskust. Ja pane siis ilusti siia niimoodi keskele. Tegelikult peab jälgima, nüüd vaata nüüd jälgi nüüd seda, et sa selle taldriku paned laua äärest umbes 2 sentimeetri kaugusele. Kristel saab kiirkursuse klientidega suhtlemiseks ja teenindamiseks. Muuhulgas selgub, et naisteenindajagi võib kliendile tooli istumise alla tõsta. Ja õppejõud hoiab ka tuutoril silma peal. Nii, salvrätiku kandjad. Kes võis panna siia oma salvrätiku? Kes võis panna? Kellel selleks vabandus on, ehk siis korpulentsemad inimesed ja rasedad naised ja lapsed, eks ju. Aga Kristel saab ühe töölõigu eest lausa kiita. Veidike nävala. Nii, püüa just õige, sus on täiesti potentsiaal olevat. No nii. Kuidas sulle tundus? Päris lahe oli. Ma paljusid asju ei teadnud ja kindlasti võtan teinekord abiks, kas või kodus. Mulle väga meeldis, et sa said kõigega tegelikult päris hästi hakkama. Et mulle meeldibki meie kooli puhul just see, et tehakse hästi palju asju ka praktiliselt läbi.